Tere veel kord, kohtusime sinuga siin hommikul, päris varakult, esimesena, enne ministritki. ja rääkisime, et tõesti selline suur online-konverents on täna tulemas ja nüüd nädal aega alates esmaspäevast üle Eesti teie võrgustik siis korraldab ettevõtlusnädalat. Ja sinna saab veel registreerida muide. Nii et kellel ei ole veel broneeringud peal, siis tehke seda kindlasti, sest et asi on praegu väga kuum ja väga populaarne. Et nüüd sa oled ka kuulnud tänase päeva jooksul päris mitmeid mõtteid. Et mis on kõlama jäänud sinu jaoks täna? Kui me võtame kohe algusest, siis ju minister ütles ja arvan, et vaata seda probleemi, millist kliendi probleemi sa lahendad. Mõtle, kas see on üldse probleem ja siis kuidas. Siis on need järgmised küsimused. Kas sa saad seda lahendada, kuidas sa saad lahendada. Aga kõigepealt ongi, et jah, tõesti, et kas selle probleemi nii-öelda valideerimine või testimine, et see arusaamine sellest, kui suur see on, sest et võib-olla sul sõpradele lahendad selle probleemi ära, mõtled, et mul 10 sõpra ütlesid kõik on selline probleem, aga võib-olla kogu see nagu turg siis nii-öelda jutumärkides ongi see 10 sõpra ja teistel sellist probleemi pole, et siis sa pead ikkagi otsima nii sõbralikke kliente, sa pead otsima neid kahtlustavaid kliente, sa pead testima seda toodet, aru saama sellest, mida see klient siis tahab. Ja kui sa oled aru saanud, et tõesti probleem on olemas, sul on selline lahendus olemas, siis sa hakkad tegema neid järgmisi samme. Ja tegelikult, et ettevõte ise on ju vahend. Sul on mingi idee, sa tahad ellu viia seda. See ei pruugi olla, isegi võib olla, võtame kas või seesama koristustalgud teeme ära, eks ole. Sul on mingi maailma paranduslik idee. Sa mõtled, kuidas ma seda teha saan? Kas mul selleks on vaja ettevõtet või on mul vaja selleks MTÜ-d või on vaja selleks Facebooki üleskutset või mida mul selleks on vaja? Et täna on tegelikult need erinevad platvormid, meedia võimaldab väga erinevalt ka turgudeni, ka oma klientideni jõuda. Ja kas sinu optimistlikust sõnavõtust siis võib niimoodi aru saada, et põhimõtteliselt iga ideega võib tulla teie uksele koputama, kedagi nagu kohe välja ei viska, aga kõigile raha ka ei anna? Kõigepealt sa testisid selle idee ära, ega see ei tähenda, et sul homme hakkab nüüd palju raha laekuma, alguses paned ju raha sisse. Kõigepealt sa pead investeerima, siis on küsimus alati nendel alustavale ettevõtetele, et kuidas ma siis selle alustava ettevõtja kapitali saan. Et siiamaani on starditoetust on saanud selline 15 000, see nüüd lõppes ära augustiga, selle rahastusperioodi meede viimased taotlused, mis õigeaegselt laekusid, vaadatakse veel üle. Aga samal ajal mõtleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium juba ka uuele siis järgmisele toetusele, mille summa tuleb tõenäoliselt oluliselt suurem, võib-olla 2 korda, võib-olla 3 korda. Ja küsimus on, et kuidas siis teha niimoodi, et selle ettevõtjal, kes niigi, nagu me täna kuulsime, nii palju muresid, eks ole. Kuidas siis seda avaliku sektori poolt on see meie ülesanne siis teha mugavamaks, kiiremaks, lihtsamaks talle see start. Kui me teame seda, et et registreerimine, sellega on korras, 15 minutit registreeritud, aga siis hakkab see raha küsimus, kus ma raha saan, kas ma siis vaatan oma sugulastele, tuttavatele, sõpradele otsa, kes on nende esialgsed investorid, siis et avalik sektor, kui see nüüd siis starditoetus uuesti käima läheb, tuleb suurema summaga, nii et saab oma tootmise käima tõmmata, nagu me siin äsja kuulsime, 60% ainult selle 15 000-ga sai ju. Mõtled, et ma ei saa siis, mis ma siis 40% teen, jätan tootmata, ja ma ei saa alustada. Et siis tegelikult, kui me teame, kuidas hinnad täna tõusevad, siis me peame vastavalt siis seda starti toetama, et seda finantspoolt järgi aidata. Ja muidugi, mis siis täna me kuulsime veel, et ikkagi kuidas seda aega, ülesandeid, kohustusi jagada niimoodi, et kui sa leiad kedagi, võib-olla sa oled tegelikult üksi kõike seda, aga siis sul on hea keegi partner, võib-olla sul on vanem ettevõtja, keegi, keda sa tunned. Näiteks meie pakume maakondlikutes arenduskeskustes, meil on sellised mentorklubid, mida korraldatakse siis, saadakse võib-olla 5-6 korda aastas kokku ja seal on mingi koolituse osa ja siis on sellised kogenud ettevõtjad sellest maakonnast, kelle käest saab küsida. Aga kuidas sa seda tegid? Nii nagu täna tuli mingid küsimused, et aga kuidas sa alustasid? Meil on kuidas meiega tervisekaitse või tingimused on, et mis moodi see köök peab välja nägema, mitu lõikelauda ja nii edasi. Kõik need küsimused, mida alustaval ettevõtjal on, ükskõik oled sa siis turismisektoris, tootmises, kus iganes. Sul on miljon küsimust ja siis sul on kellegi käest küsida. Et sa pead leidma sellise inimese, kellega jagada oma muret, sa saad endal nagu koormat vähemaks ja kui sa suhtled nagu mentorklubi taolises variandist teiste selliste alustajatega ka,
siis see tõmbab ka seda emotsionaalset pinget natuke allapoole. Et selles mõttes ongi see tandem on nagu hea, et kui ühel läheb nagu väga nagu nii-öelda nagu öeldakse lappama, siis teine saab nagu tagasi tõmmata, öelda, et kuule, et okei, et mine puhka, ma nüüd siin panen selle ise selle nädala lõpuni ja kuule, on näha, et sa oled üle töötanud, vajad puhkust, puhka nüüd natuke. Siis tuleb ju lisaks see, et sul on ju pere, sul on lapsed, on ju, seal on terve rida asju, pole maganud 4 ööd, 5 ööd. Ja niimoodi tuleb. Kuidas selle starditoetusega nüüd tänapäeval on? Sest vahepeal oli selline periood, kus nii EAS kui Tallinna linn, nad andsid seda starditoetust ainult päris algajale ettevõtjale. Et kui sul juba oli mingi väike või 2 väikest ettevõtet, aga sa leidsid näiteks endale tandempartneri, kellega sa tahad võrdsetel tingimustel alustada uust ettevõtet, saada samamoodi selle starditoetuse, siis sa ei klassifitseerunud, sest sul oli juba ettevõtlus seal all. Kas täna on see piirang maha võetud, et kui keegi vaatab täna, kellel ei ole õnnestunud mingid ideed, aga ta on leidnud endale kihvti partneri, kellega nüüd alustada uut värsket ideed? Kas on see piirang maha võetud? Noh, kuna eelmine sai läbi, uut veel ei ole, siis vastus on, ma ei tea. Aga kui nagu laiemalt avada seda, siis see põhjus oli ju see, et kui on kuskil raha ripakil, siis ta võetakse ära. Ja selleks, et ei hakkaks mingid inimesed mõtlema, et kuule, teeme siia 3 erinevat ettevõtet, igasse ettevõttesse, see on 15 minutit, kokku 45 minutit on siis 45 000 meil, kui me 15, on ju. Et lihtsalt seetõttu oli see tingimus sisse viidud, et kui sa oled samas valdkonnas töötad, siis sa ei saaks sellele kandideerida enam. Aga isegi erinevast valdkonnast ei saanud kandideerida? Kui erinevas valdkonnas ettevõtte ikka saad. Eks meil on ju, see on ju, Eestis on ettevõtlusvabadus. Sa saad ju teha nii palju ettevõtteid, kui sa teed, aga kui sa avaliku sektori, meie kõigi maksumaksjate raha ja Euroopa Liidu raha tahad kasutada sellele, siis on teatud piirangud, millest peab siis seda nimetatakse selleks bürokraatiaks, millest siis on vaja sellel ettevõtjal läbi minna ja selleks olemegi olemas meie, kes me tasuta nõustame igas maakonnas, eks ole, registreeri, lepi kokku oma aeg ja tule, sa saad seda nõu ja abi, et kui mul on ühte või teist või 3 asja vaja, et kuidas siis liikuda. Kas on olemas ka jätkutoetused? Et kui sul on juba mingi idee kuhugi maale välja töötatud, aga nüüd selleks, et astuda see järgmine ja võib-olla kõrgem hüppe ja laiendada oma tegevust või viia välisturule või kas või Eestis laiendada, aga sul on vaja jällegi kapitali, et ma ei tea, luua sinna veebiplatvormid või luua sinna mingid kihid vahele ja sul see eelmine nii-öelda käsitöö ei ole seda ressurssi sisse toonud. Et kas on olemas ka sellised meetmed, et minna edasi? Ja ma soovitan kindlasti pöörduda ettevõtluse arendamise sihtasutuse ja KredExi ühendasutuse siis kodulehele, mis on siiamaani EAS ja on olemas, et kui varem, ütleme siis aastaid, ma ei tea, 8 tagasi võib-olla või veel varem, oli siis see toetuste jagamine süsteem umbes selline, et olid nagu riiulitooted ja siis ühele teisele 3. muretoode, eks ole, vastavalt toetusega, siis täna pigem on lähenemine selline, et vaadatakse ühte ettevõtet kompleksselt, vaadatakse, mis tal tegelikult neid probleeme on ju ettevõttel rohkem, eks ole. Siis vaadatakse terve rida asju üle, vaadatakse, millele sa tahad keskenduda, kuhu, kuidas sa jõuad ja siis püütakse nagu teda sellel rajal edasi aidata ja rohkem tegelikult anda isegi võib-olla nõu ja tuge see investeeringu asi, mida ütleme siis veel 10 aastat kõik massiivselt taotlesid, et kuule, meil on vaja investeeringuid, ehitati majad valmis, pandi liinid valmis ja nii nagu siis Sumesmuuti ütles, et kuule, kõige keerulisem on müük. Sul võib see tootmine olla, paned selle maja püsti ja kui sa seda müüa ei suuda, sa ei ole kliendi käest küsinud, mida ta tahab, pole kliendist aru saanud, siis ei ole ju sellel kõigel mõtet. Et siis ühesõnaga nutikust on vaja suurendada ühest küljest ja teisest küljest on vaja suurendada ka ikkagi tootlikkust. Et meie Eesti ettevõtete tootlikkus on üsna madal, 85%, alla 85% on see Euroopa keskmisest. Ja kuidas me nüüd siis jõuame üle selle lävendi, kuidas me suurendame tootlikkust, siin on jälle ka erinevad võimalused, et kui see digitaliseerimine väikeettevõtte seadmete puhul ei osutu otstarbekaks, et sul ei ole sellist mahtu ja seade on nii kallis, et siis sa saaksid selle seadmega teha ainult ühte asja ja peaksid seda müüma terve Hiina täis, et siis võib-olla oleks nagu mõtet. Aga tagasi algusesse, jah, need on olemas EAS-i kodulehelt, vaadake järgi, võtke ühendust kas meie konsultantidega või EAS-i inimestega ja tuge saab.
Ja seda on väga hea kuulda. Maakondlikud arenduskeskused ja sa oled seda juhtinud nüüd juba aastaid ja sul on ilmselt kristalliseerunud selline päris tugev nagu oma nägemus ja arusaam, mis asja te ajate. Et kuhu sa nagu paigutadki selle maakondlikud arenduskeskused, ütleme selles samas suures skaalas, et siin on EAS, siin on, eks ole, veel mingid toetused, õpinguvormid, et mis on see teie tegevus ja missioon? No tegelikult me oleme ju sellisel rohujuure tasandil. Kui EAS oma strateegiates asjades on välja valinud mingisuguse väiksema arvu ettevõtjaid, kui me ütleme, et selline 145 000 ettevõtjat äriregistris kuskil, siis EAS tegeleb võib-olla sellest 1000-ga. Siis küsimus on, kes tegeleb ülejäänutega. Ja meie maakondlikes arenduskeskuses me mõtleme iga maakonna peale. Meie küsimus on selles, et kuidas need inimesed võiksid siia elama jääda samasse, ma ei tea, Võrumaale või Saaremaale või Ida-Virumaale, mida nad peaksid siin tegema, kuidas looma endale ise töökoha, et siin hakkama saada. Ja kuidas saada õnnelikuks selle juures, sellepärast et kedagi ei huvita mingite ministrite juttu sellest, et meil sisemajanduse kogutoodang kasvanud, kui inimesed on, me teame, Eesti on õnnelikkuse edetabelites seal ikkagi 30. tagapool, eks ole, samal ajal kui Soome on siin kõrval esimene, Taani teine, et kuidas me siis saame siis selleks nii-öelda rikkaks ja õnnelikuks. Ja me mõtlemegi sellele, et aga see on kompleks küsimusi. Esimene on see, et inimesed lähevad ära oma maakondadest ju tõmbekeskustesse, see on siis Tallinn ja Tartu Eesti puhul, lähevad selleks, et saada rohkem palka ja rohkem võimalusi. Siin asub ka turg, eks ole, Tallinnas Tartus on ka turg. Ma olen Läänemaal Haapsalus juhatanud maakondlikku arenduskeskust ja seal oli meie konsultandil üks klient, kes kaks poissi noort meest, kes tegid oma ettevõtte, ütlesid, urraa, saame kodus pihta hakata. Ja siis selgus õige kiiresti, et turg on ikkagi kuskil mujal. Et siis sa tegelikult pead vaatama, kus mu turg on ja sinna poole liikuma, aga tegelikult see maailmas ringi vaatamine on väga mõistlik, et sa korjad selle teadmise maailmast, sa tood selle tagasi ja see samas väikses kohas, nii nagu tegelikult ka meil pandeemia jooksul ju selgus, inimesed otsisid seda varjupaika. See varjupaik on ärevatel aegadel on hea, et igalühel olemas on, kus sa lükkadki omal pliidile tule alla ja sa ei pea mõtlema, kas elektrit tuleb, vaid et saad oma veekannu soojaks ja kõik on hästi. Aga nii primitiivselt me ei mõtle loomulikult. Me mõtleme sellele, et kuidas igas väikses kohas seda elu toetada ja mitte ainult ettevõtlust. Me tegelikult toetame ka vabaühendusi, ehk siis külaelu või siis linnaelu, kõiki neid MTÜ-sid, kes ühel või teises suunas tahavad mingi missiooniga oma asja ajada. Ja nõustame neid ja korraldame erinevaid sündmusi, üritusi. Näiteks vabaühenduste nõustamisena aastas, ütleme selline 2-3 000. Siis ettevõtlusnõustamisena aastas 7-8 000. Ja kõrge tagasisidega, et me mõõdame seda 10 palli süsteemis. Me ise tahame, et see oleks üle 8. 10 000 nõustamist umbes aastas. 7-8. Meiega kokku koos vabaühendustega. Ja. 10 000. See on nõustamiskordi. Ja arusaadav, aga ikkagi. Üks sama alustav ettevõtja võib mitu korda oma äriplaaniga käia. Näiteks see starditoetus, millest siin juttu oli, 165-175 kuskil aastas starditoetuse taotlust meie konsultantide koos vaadataksegi läbi. Mingites maakondades nõustatakse ka meil on maaelutoetusi ka, kui me räägime rahast juba, et kus seda raha siis saab, siis kohtadel on raha veel, eks ju, on siis liidertegevusgrupid, eks ole, see on siis maaelu edendamiseks, seda toetab Maaeluministeerium ja siis lühemalt on siis PRIA, kes siis rakendab. Ja kohalikud liidertegevusgrupid, kellel on ka, aga sa pead elama siis maal või sa pead oma ettevõttega tegema maal, kui sa oled kuskil väike linnas, mis siis sellele raha kasutamisele ei ole okei juba, siis sa oled ikka hädas. Nii et siis vaatad, aga kui sa oled külas ja sa leiad oma sellise idee ja hakkadki pihta ja siis küsid sellest liidrilt raha selle hetkel, kui ei ole võib-olla starditoetust. Nii et neid erinevaid asju kombineerides sa pead lihtsalt teadma, kus on ja ära mõtle siis ära koba pimeduses. Ja teie konsultant saab aidata. Just nimelt. Ja isegi selles mõttes, et kas ettevõtte või MTÜ teha, kui sul on idee ja sa ei tea, kas see on nüüd selline asi, et ma ei tea, kas ma teen ettevõtet ja see on sageli, siis võetakse 2 konsultanti kokku, istuvad, arutavad, et nii, kas teha nüüd MTÜ selle idee rakendamiseks või teha, kuule see on ikka rohkem äri. Mõistlik on ikkagi teha osaühing. Ja
jäetakse see vabaühenduste konsultant sinna paika ja minnakse edasi siis juba ettevõtluskonsultandidega, kes räägib sellest, et kuidas siis äri tegelikult osaühingut alustada ja tegelikult kuidas äri teha. Kõik need jutud. Ja siis jõuab see klient selles, me ise mõtleme, et kuidas meie müügitoru siis on, tuleb see klient astub uksest sisse, kuidas me teda edasi aitame. Me aitame teda edasi mitte ainult nõustamisega, mis ma ütlesin, siis 7-8 tuhat aastas, vaid ka koolitustega. Inimene, kes ei ole koolitust saanud, varem mõtleb, et kuidas ma siis saan, mida ma pean tegema, saab tulla meie koolitustele. Aastas suurusjärgus 550 inimest käib läbi meie alustava ettevõtja baaskoolitusest. Neid on umbes 30 tükki igas maakonnas, see on 1 või 2 aastas vähemalt. Ja saab osaleda ka online'is, et seda, millega me nüüd kõik väga harjunud oleme. Varem oli niimoodi, et korraldati seda füüsiliselt ja siis, kui sellel ajal toimus, siis said ja kui ei. Aga täna on niimoodi, et inimesel, ma ei tea, võib-olla keegi on lapsega kodus näiteks, mõtleb, et kus ma saan, siis ma ei saa ju ära ja siis saab osaleda virtuaalselt. Nii et tasub uurida, arenduskeskused.ee kodulehel on see kõik info väljas. Ja sealt edasi jõuame siis juba tegutsevate ettevõtete juurde, kui see on käima saanud see ettevõtte, inimene toimib, juba saanud kas toetusega või ilma, tegutseb. Ta saab tulla mentorklubisse, saab küsida nõu ja abi, saab tulla uuesti tagasi, rääkida konsultandiga, et kas ma lähen nüüd välisturgudele või ei lähe, või mõni mõte võib-olla liiga vara välisturule minemise peale. Siis konsultant ütleb, et oota, ära mine veel, sa raiskad praegu raha, sa pead ennem selle, teise, 3., 4. asja ära tegema. Sest muidu hävid, sa tee kodutöö ära, alles siis mine. Et selles mõttes tegutsevad ettevõtete nõustamine toimub samamoodi. Meil on ettevõtluses kogenud inimesed nõustavad ka tegutsevaid ettevõtjaid ja mis me nende jaoks veel teeme, näiteks messi reisidele viime. Praegu on ka Motekil, on rühm, varsti läheb siis alles eelmine nädal oli alihanginda mess Soomes, eks ole. See on siis allhankemess. Varsti on samasugune mess Rootsis ja niimoodi võtame grupi kaasa, viime sinna, saab vaadata, et mida siis tegelikult, kellega ma konkureerin, mis siis turul toimub, on ju. Et kuhu ma siis, kui ma tahan leida välispartnerit, kellegi hakata tootma, siis millistele nõuetele ma pean vastama ja nii edasi. Ja siis või saan ideid, vaata, mida teised teevad. Ma pean kogu aeg ennast leiutama uuesti selleks, et oleks konkurentsivõimeline, oleksin oma ettevõttega konkurentsivõimeline ja sama peavad tegema ka konsultandid. Me peame kogu aeg nagu ennast uuendama, leiutama ennast uuesti selleks, et olla veidi ettevõtjatest ees, et kui ettevõtja tuleb oma küsimusega sisse, siis me kas on meil vastus olemas või me teame, kus selle vastuse leiame. Ehk siis see on tegelikult tohutu ressurss üle Eesti kättesaadav kõikidele, kes soovivad kas alustada või juba tegelevad ettevõtlusega, et pöörduda teie poole, sest et see kõik, mis te räägite, mis toimub, see on täitsa uskumatu, milline know-how, milline teave, milline ressurss, mida inimene saab tarbida. Piisab ainult ettevõtlikust inimesest. Andrus, seda ei maininudki, et nad vahendavad ka veel Google'i koolitusi, ehk siis, et pilt läheb väga laiaks. Jah. Nojah, et see on üks näiteks koostööpartnerite asi, et kui meil ei ole MKM-i raha, kui me räägime Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi rahast, mille eest me nõustame ja viime neid messitegevusi ja starditoetust ja kõike seda asja ellu, siis meil on Rahandusministeerium ja selle Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi raha suurusjärk 2015. aastast kuni tänaseni on selline 17,5 miljonit. Siis Rahandusministeeriumi ka vastav siis raha, millega toetatakse maakondades ettevõtlikkust ja ettevõtlust ja mida sai otsustada siis iga maakond ise, on selline 16 miljoni, 15 miljoni suurus järgus, et kokku mõtleme, et siis päris suur summa on ju 2015. aastast tänaseni. Ja nüüd sellele rahale me tõime tõesti siis juurde ka veel Google'i siis koolitused, mida pakutakse üle Eesti tasuta. Et eelmisel aastal üle 9000 inimese osales seal, see formaat on selline 1,5-tunnine formaat, kus tund aega on siis koolitust Eesti tipp koolitajatelt omas valdkonnas ja pool tundi siis koolitajaga sellist küsimusi vastuseid. Ja see on kõik toimub online'is, siis kas arenduskeskused.ee kodulehe kaudu või õpi koos Google'iga saab tulla ja osaleda nendel, see on tasuta jälle ja suurepärane võimalus ja statistikast vaatasime väga palju märkisid, et nad on ettevõtted, väike ettevõtted sealt, kes siis need on osalejad. Et me toome siis ka selliste ettevõtjate enda raha, suurte sponsorite raha toome juurde avaliku sektori rahale, et seda saaks edendada.
fantastiline. No väga uhke, ausalt öeldes päris palju oli uut Jaa. siin, et iga päev ei satu teie lehele, aga nüüd võib-olla tuleb kohe täna õhtul minnagi ja vaadata, see ühe Google'i koolituse võiks küll võtta. Ja tuleb ka oma väikest OÜ-d hakata nüüd arendama. Jaa, see täna on saanud väga kõik palju. see ressurss on nüüd olemas. Jaa, Me siin jalgratast oleme leiutanud ja ise välja mõelnud. Absoluutselt. Ja ettevõtlusnädal.ee on ju ka praegu ikkagi sel nädalal väga akuutne ja tuleb vaadata, kuhu veel on kohti oma maakonnas. Muide, kui elad näiteks Ida-Virumaal, kas võid minna Pärnusse koolitusele või ei tohi? Saad ikka, loomulikult. Saad registreerida, kuhu koolitusel on vabu kohti. Ja Ida-Virus on muidugi venekeelne. Lisaks sellele, et meil on täna venekeelne, ingliskeelne tõlge, siis tasub otsida omale sobivat keelt ka. See on seal juurde märgitud. Ja no lisaks on ka muidugi, me rääkisime ettevõtjatest, me rääkisime vabaühendustest ja tulen uuesti ringiga tagasi selle juurde, et me tegeleme ka noortega. Väga palju on seal ka noortele, korraldatakse erinevaid sündmusi ja mõtleme selle peale, kui laialt vaatame seda pilti, et kellega tulevikus seda ettevõtlusmaastikku siis täita, kes on need tulevikus, kes võiksid ettevõtluse kaudu Eestile rikkust tuua, sellega tuleb tegeleda samamoodi täna. Seda ei ole ka kuskile lükata. Ja, vaatame ka vaataja küsimused üle. Kas praegusel segasel ajal on üldse mõistlik alustada ettevõtlusega? Kindlasti on igal ajal mõistlik alustada ettevõtlusega, kui sul on hea idee. Nüüd idee leidmine on mõnikord väga keeruline, kui sul mitte midagi pähe ei tule. Siis seal on ka erinevaid loovustehnikaid, kuidas ja kellega koos siis leiutada seda, aga väga sageli on mõistlik ju teha nii, et vaatad praktiliselt enda ümber ja mõtled, et nii nagu just Sume Smuuti tegi, aga me ei saanud oma lastele või oma perele ei saanud sellist toodet, nagu tahtsime. Aga kuidas saaks? Sellise asja, nagu tahaks. Ja kellelgi on seda veel vaja. Nii et sellise asjaga on ju mõistlik kohe alustada. Miks sa peaksid seda edasi lükkama? Ja muidugi siin on see, et meil on sageli sellised omad hirmud, omad piirid, me oleme mugavustsoonis, me oleme oma võib-olla hirmustsoonis, me ei julge sealt välja tulla, aga selleks tulegi küsija nõu ja siis sa mõtled, et ma ei julge sellest oma sugulastele või sõpradele küll rääkida, kõik mõtlevad, et see on nii loll mõte. Ei, aga mine räägi sellele konsultandile. Jaa, see on nagu pihil käimine, see on pihisaladus ja midagi ei lähe seal levima ega just täpselt. Rahulikult ära rääkida. Rahulikult oma idee ära rääkida, küsida, ma mõtlesin, kas see on nüüd väga rumal mõte niimoodi. Ja see on super geniaalne idee, et miks sa varem ei ole seda käima lükanud, sellist asja. Võtame veel ühe küsimuse. See on nüüd spetsiifilisem, ma isegi täpselt ei tea, mida siin mõeldakse, aga võib-olla sa saad ise aru. Kas jutuks olnud starditoetuse nõuded lähevad pigem ettevõtja sõbralikumaks? Selle kallal kõvasti pingutatakse. Ma tean, ma olen ise selles töörühmas majandus... See on mingi akuutne teema. Ja absoluutselt. See lõppes ju augustis ära, nüüd kõik ootavad, nii, kus raha on? Räägitakse summa suurendamisest. Otsitakse võimalusi, kuidas seda raha toimetada kätte kohe, sest et praegu seni on olnud nende toetustega niimoodi, sa pead oma kulu ära tegema ja siis, kui esitama dokumendi, siis saad raha selle vastu. Aga mõtled, et kui mul raha ei ole, kuidas ma seda kulu teen? Nii et mõtted on siin, et kas ja kuidas see võiks olla hoopis stardilaen, mis teatud tingimustel saab toetuseks. Aga kuna see on Euroopa Liidu tingimustega nagu see kadalipp, mis on vaja läbida, on keeruline iga küsimuse peale järel tuleb õige linnuke panna ja tõesti need punktid peavad klappima iga lause lõpus, siis sellega tegeletakse praegu, et seda mugavamaks ja lihtsamaks teha. Eesmärk on bürokraatiat vähendada. Ja saadame siinkohal nüüd tervitused kõikidesse maakondadesse, kõikidele konsultantidele, kes tööd teevad, kõikidele teistele, kelle ametinimetust ma ei tea, aga te töötate koos Andresega selle sama asja nimel ja loomulikult suur aitäh ja palavad tervitused kõikidele, kes te olete vaadanud, kaasa elanud, häid mõtteid saanud. Suur aitäh kõikidele meie tänastele külalistele ja suur aitäh kõikidele, kes siis veel lisaks konsultantidele käivad koolitamas terve selle nädala jooksul, et see ettevõtluse pall ikka veereks ja nagu lumepall ikka koguks järjest tuure juurde, sest et nagu sa hommikul päris esimese asja nagu ütlesid, meil on ettevõtlik riik. Startupid seda ju näitavad, me oleme per capita maailmas liidrid, nii et tegelikult on mille pealt minna. Ja selle peale tahaks öelda, et Eestis on tegelikult hea elada, kuulates seda kõike ja tõesti suur aitäh
seda juhtimast, Andres, selle suure töö eest ja see, et te jõuate ka noorteni, koolidesse ja lausa lasteaedadesse, see on väga kihvt. Ja soovime palju edu. Ja ilmselt abikaasale ei meeldiks, aga ma teoreetiliselt kaaluksin ka lasteaeda tagasiminekut. Selles mõttes, kui seal saab ikkagi head ettevõtlusalast nagu nõu. Võid minna küll. Jah, võib-olla, see tuleks vaimselt kasuks vahepeal. Andres Huul, maakondliku arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige, suur aitäh veel kord ja aitäh vaatamast ettevõtlusnädal.ee jõuate veel registreerida ja kohtume hiljemalt uuesti uuel aastal, aga vahepeal loome ettevõtteid ja oleme õnnelikud. Aitäh!